Oleme jõudnud Narva. Narva juga asub Narva linnas kohas, kus 750 meetri pikkune ja 250 meetri laiune Kreenholmi saar jagab jõe lääne- ja idapoolseks haruks. Läänepoolne ehk Kreenholmi joaastang jääb Eesti territooriumile. Idapoolsest joalaastangust kuulub osa aga Venemaale. Idapoolse joaaru kõrgus on 7 meetrit, mis kujutab endast ühtlast järsku seina laiusega 100 meetrit. Läänepoolne joaaru langeb astangutena ja viimase astangu kõrgus on 3,5 meetrit ning laius 60 meetrit. Joaastangud on nüüd enamasti kuivad, vaid suurüe ajal lastakse jugadele liigvett, mida hüdroelektrijaam ei suuda vastu võtta. Astangutest alamal on jõgi umbes 3 kilomeetri ulatuses kärestikuline. Tavakodanikul on joaastangute juurde võrdlemisi keeruline pääseda, sest need jäävad nii piiritsooni kui ka Kreenholmi manufaktuuri suletud alale. Aga ilmselt on see vaid hea tahte ja aja küsimus, kui sedavõrd atraktiivset vaatamisväärtused, Narva joaastangud ja mõnel halval korral ka juga ise kõigile soovijatele kättesaadavaks tehakse. Võiks öelda, et Narvas on kõik juba iidsetest aegadest peale olnud mingil moel seotud joaga. Ka linna nimi tähendab ju vepsa keeles juga. Peipsisse voolab sisse 100 jõge, aga välja vaid üks, Narva jõgi. Sellel lühikesel teel langeb Narva jõgi vaid 30 meetrit ja peaaegu pool sellest langemisest jääb joa ning selle eel ja all olevate kärestike alale. Energeetilise potentsiaali poolest on Narva jõgi üks Euroopa suuremaid ja see talle saatuslikuks saigi. Narva joalt saadav odav energia on läbi aegade olnud Narva linna tööstuse alus. Näiteks 19. sajandil asusid maailma suurimad ja võimsamad vesirattad ning hüdroturbiinid just Narva joa jõujaamades. Need käivitasid siinseid kudumis- ja ketrusvabrikuid, sae- ja jahuveskeid. 1955. aastal lakkas aga Narva kui ühe Euroopa võimsama joa veepahin sootuks, sest Narva jõgi suleti ülalpool Kreenholmi saart 200 meetri laiuse ja 9,2 meetri kõrguse tammiga ning selle vesi suunati 2,3 kilomeetri pikkuse derivatsioonikanaliga jõe paremale, Venemaa poolsele kaldale Ivangorodi ehitatavale 125 megavatise võimsusega Narva hüdroelektrijaama turbiinidele. Ainult mõnel päeval aastas, kui tekib vajadus vabaneda tammi taha kogunenud prahist, avatakse lüüsid ja Narva juga ärkab jälle hetkeks ellu. Oma endiste aegade ilgust, kus suurüe ajal mõnikord 2 joaastangust sekundi jooksul ligi 2000 kuupmeetrit vett alla sööstis, nagu 1926. aasta kevadel, ei saavuta juga aga enam kunagi.